Tere! Minu nimi on Harri Sepp ja ma tutvustaksin mälupulga kujundamise võimalusi. Kui ma võtan oma arvuti lahti, siis ma näen, et siin on kõvakettad ja nende hulgas on ühendatud ka üks mälupulk. Aga kui neid mälupulki on rohkem, siis ma tahaksin neid omavahel eristada. Kõigepealt peaksin ma natukene seadistama oma arvutit. Ma võtan Tools ja Toolsi alt siis kaustade optimeerimine. Vaatamise alt võtan maha selle linnukese, mis ei näita mul failide laiendit. Nüüd on mul failide laiendid näha. Ma võtan mälupulga lahti ja näen, et mälupulk on tühi. Esimene asi, ma võtan märkmiku ja kirjutan märkmikule järgmised read. Autorun, mis on siis kandilistes sulgudes. Autorun. Järgmisele reale kirjutan ikoon võrdu ja nüüd siis annan sellele ikoonile nime, millist ma tahan näha. No, ma pakun välja mees.iko. Hiljem võib seda muuta. Ning viimane rida oleks siis selle mälupulga nimi, label, label. Ja kuna mina olen Harri, siis ma annan mälupulgal nimeks ka Harri. Nii. See tuleks salvestada nüüd mälupulgale. Selleks ma võtan siis fail ja esmakordne salvestamine save as. Arvuti pakub välja TXT laiendit, kõigepealt otsin üles oma mälupulga, pakub välja TXT laiendit ja selle tärni asemele kirjutan siis autorun ja salvestan. Tekkis mälupulgale selline fail mul, hiljem ma saan seda, kui ma selle faili peal klikin, saan ma seda faili seest muuta. Nüüd, iga fail koosneb faili nimest ja faili laiendist. Faili laiendit tavaliselt ei muudeta, selleks, et ei saa tekstifailile anda pildifaili laiendit ja arvata, et siis tekstifail muutub pildiks. Meie aga tahame praegu muuta seda laiendit. Selleks ma võtsin siis nimeta fail ümber ja selle TXT asemele kirjutan info. Arvuti ei usu, et ma seda teha tahan. Küsib üle, kas sa tõesti tahad eksistentsi muuta, ma vastan yes. Ja sain siia süsteemi faili. See hammasratas on siis selle tunnuseks, et tegemist on süsteemi failiga. Nüüd mul tuleks otsida siis ikoon, mis mulle meeldib. Selleks ma võtan siis Internet Explorerist, guugeldan natukene ja kirjutan siia siis vabade ikoonifailide allalaadimine. Free icon ja juba ta annab mulle võimaluse siis, eks ole, et need alla laasta. Neid lehti on siin hästi palju, vähemalt 10 lehte ja võtan nendest esimese, kus siis on 2052 vaba ikooni faili. Ka need on omakorda jaotatud siis kategooriatesse, võtan siis selle esimese sealt ja neid ikooni faile omaette on siin hästi palju, on 92 lehekülge. Ma võtan siis teise lehekülje siit ja vaatan, et siin on päris huvitavad kujundid. Klikin kujundite peal tuleb 6, aga kui ma veel allapoole kerin, siis on neid kujundeid siin tükimaad rohkem. Päris ilus mees on siin, tervitab mees. Kui ma selle kujundi peal olen, siis tulevad, millise laiendiga mul on võimalik seda ikooni salvestada. Ma salvestan ta kindlasti ICO failina, selleks, et ICO failina oli meil ka autorun sisse kirjutatud. Klikin selle peal ja salvesta kui, esmane salvestamine. Otsin üles oma mälupulga ja pika selle nime asemele nüüd siis kirjutan selle nime. ICO peab alles jääma, mis mul oli mälupulgal autorun faili kirjutatud. See oli mul mees.iko. Ja salvestan. Hiljem võib seda muuta ja näete, siia mälupulgale tuligi selline fail. Nüüd ei ole muud, kui mälupulk tuleb välja võtta ja uuesti tagasi panna. Nii, on olemas mälupulk tagasi ja näha on kohe, et see tore mees seal tervitab. Mees on olemas, mille järgi ma siis oma mälupulka ära panen. Üks asi tuleks meil veel teha. Nimelt need autorun ja mees
mees.ico, need tuleks ära peita, et teised, kes meie mälupulka kasutavad või kui me ise kasutame, siis kogemata seda 2 faili ära ei kustuta. Selleks hiire parema nupuga selle faili peal ja siis settingute alt näitan, et peida see fail ära. Kui ma nüüd võtan OK, siis see autorun kaob ka, muutub meil nähtamatuks. Täpselt samuti teen mehega. Muudan ka tema nähtamatuks. Nii. Kui mul nüüd tekib soov seda autorun.infi muuta, siis tuleks võtta Tools, kaustade optimeerimine, vaatamise all, et näita peidetud faile, kaustu ja kettaid. OK. Ja seesama autorun ja mees tuleks esile, eks ole. Jällegi hiire parema nupuga saaks ta tuua siis ka hidden alt ette, et ta on meil nähtav. Kindlasti võtke hiljem maha Tools ja et ära näita peidetud faile. Ma muudan jälle selle mees.ico, peidan selle faili ära. OK. Olemegi teinud oma mälupulga selliseks, nagu ta meile meeldib ja kujundage igaüks oma mälupulga huvitavaks.